mina alustan ja ütlen tere Kärt, tere Linnar, tere Maarja ja tere Gretel Joanna. On äärmiselt inspireeriv, et tänasele koolitantsu vestlusringile õppe kohtub kunstiga on kogunenud nii põnev ja inspireeriv seltskond. Ja täna tahamegi teada, mida teie arvate tantsukunsti loomest noortega. Sest tants on kunst, ütleb koolitants. Ja kunsti üks põnevamaid omadusi minu arvates on võime peegeldada seda, mis toimub ühiskonnas. Ja meie ühiskonnas on see aasta olnud üks eriline aasta. Ja eriline aasta nõuab ka erilisi lahendusi. Koolitantsu veebiürituste sari vaadates, mõeldes ja rääkides on andnud võimaluse väga erinevatel sihtgruppidel koolituda, vestelda omavahel, jagada kogemusi. Seda on saanud teha Eesti Noorte Tantsuühingu koolitantsu noorte žürii. Nad on saanud anda ka koolitantsu tantsudele välja eripreemiaid. Samuti on see võimalus olnud tantsuõpetajatel üle Eesti kohtuda, jagada ja ühiselt mõelda. Ja et see tantsukunst koju ei jääks, siis sel aastal juba juulikuus tulevad vaatajateni ka Ingeri vedamisel tantsupäevad. Ja augustis ja septembris läheb koolitants kontserttuurile üle Eesti. Selle kohta tegelikult saab täpsemat informatsiooni ka meie YouTube'i kanalil. Aga täna olete teie siin ja saame teiega tuttavaks. Tere Kärt! Tere Helena! Ja tere Gretel ja Maarja ja Linnar. Et ma räägin endast. Mina olen Kärt ja olen õpetaja ja tantsuõpetaja ja liikumisõpetaja ja nüüd ühe aasta olnud ka kehalise kasvatusõpetaja. Ehk siis kogu see valdkond tervikuna minu jaoks liikumine. Ja väike selline lisaprojekt võib-olla, mis on ambitsioon olla ise ka aeg-ajalt tantsulaval, on suuga ühendatud tantsijad. Ja meie suur südameasi on luua tantsulavastusi just noorele vaatajale. Et alustasime ka päris pisikestest, kellele meie esimene etendus oli kuni 4-aastastele. Suuga suh. Ja sealt edasi isegi seda oleme läti keeles teinud. Ja sealt edasi siis nüüd viimane lavastus 2+2 võrdub 22, mis tuli enne koroonat juba, aga ometi see pealkiri osutus väga selliseks märgiliseks, ennustuslikuks ja tegeleb samamoodi reeglitega. Nii nagu see hetke olukord, mis siin on väga tugevalt seotud piirangute ja reeglitega. Ma arvan nii. Piisab. Ehk siis selline koostöine kunstiloome noortega ja noortele ei ole sinu jaoks üldse võõras teema? Ei. Tere Linnar! Tere, kallid sõbrad! Et mina siis olen Linnar. Hetkel ma olen Eesti Rahvuspalleti kunstiline juht. Enne seda ma olin professionaalne balletitantsija. 18 aastat tantsisin nii meie oma armsas Estonias, siis Inglismaal Birminghami kuninglikus balletis ja siis Ameerika Ühendriikides Houstoni balletis. Nii et nii tantsijana rahvusvaheline kogemus. Olen ka tegelenud tantsu kõrvalt siis aktiivselt pedagoogi ametiga, nii erinevate balletikoolide stuudiote juures. Olen väga palju ka professionaalidega koos töötanud, enamus profidega, aga ka ütleme, et siis kesktaseme ja natukene võib-olla ka algajatega. Nii et sellist õpetamiskogemust on ka ja enamus minu õpetamiskogemusest on pärit Ameerikast. Et ma olen siin Tallinna balletikooliga koostööd teinud ja nüüd viimase 2 aasta jooksul uuel positsioonil olles ka just balletikooliga väga tihedalt koostööd teinud, et kogu oma selle kogemuse siis püüan seda Eestis rakendada, et mida ma olen tantsijana ja ka pedagoogina kogenud ja praegu siis juhin Rahvusballetti ja töötan meie oma noorte artistidega ja ka välismaisete artistidega, nii et tööd on palju mitmekesist treeningute, proovide andmisest kuni siis administratiivasjadeni välja, kogu rahvusvaheline suhtlus, kõik selline asi, nii et püüan ka anda, nagu sa Gert mainisid, et seda just oma kogemust
pluss siis toetada seda noort artisti ja professionaali nii palju, kui on võimalik. Aitäh! Sul on väga mitmekihiline, mitmetasandiline kogemus. Mul on väga põnevil, kuhu me täna jõuame. Mina ka. Ja tere, Maarja! Tere! Mina olen Maarja. Olen siis tantsuõpetaja ja koreograaf peamiselt Tartus. Nüüd viimastel aastatel tegelen siis ka tantsukooli eestvedamisega koos toreda meeskonnaga, mis on ka andnud sellise võib-olla uue vaate tantsule ja tantsuharidusele, huviharidusele. Paralleelselt tantsuõpetamisega olen töötanud ka üldhariduskoolis sotsiaalpedagoogina, et see on ka üks minu selline, ütleme, suur huvi või kirg. Ja praegu töötan siis peamiselt põhikooli, gümnaasiumiealiste noortega ja ka päris täiskasvanute 50-60 aastani välja. Ja minu juured on peamiselt tänava- ja showtantsus, aga naudin ja imetlen väga paljusid erinevaid stiile ja žanreid. Et minu isiklik huvi võib-olla töös noortega praegu kõige rohkem asetseb lavastamises, lavastusprotsessis ja just ka võib-olla suhestusi Kärdiga, et see tantsijate enda mõtete, enda kehakeele ja minul just viimasel ajal ka nende nagu improvisatsiooni kaasamine meie tundidesse ja enda loomingusse, et see on väga inspireeriv ja praegu minu jaoks selline teema. Aitäh! Tundub, et nendel noortel, kes sinuga kunstiloomet teevad, nendel on võimalus olla ise ka natukene koreograafi rollis. Seda on äge kuulda. Ma loodan, jah. Aitäh! Ja tere, Gretel! Tere! Mina samuti olen tantsuõpetaja, koreograaf ja ise siis kasvanud välja ka sellisest üsna klassikalisest tantsuhariduse teekonnast, võib nii öelda. Ja minu õpilased praegu on ka pigem põhikooli lõpuklassid, gümnaasiumiõpilased, et sellised, kellel on selline ambitsioon võib-olla liikuda ka professionaalsema suuna poole. Et selliste noortega töö on see, mis mulle endale kõige rohkem võib-olla pakub praegu. Suur tänu! Lisad meile sellist värsket ja natukene noorema poolse õpetaja vaadetena. Seda on hea kuulda, aitäh. Mina olen Helena ja minul on olnud selle koolitantsu veebiürituste sarja jooksul hämmastavalt tore võimalus kuulata noori, kuulata õpetajaid ja täna kuulata teid. Ja üks olulisemaid teemasid, mis läbi kogu selle sarja on kas ümber nurga salaja või väga otse lauale tulnud, on see, et loomeprotsessis noortega me peame teadvustama õppeprotsessi. See on vältimatu. Koolitants on palunud sel aastal kõikide tantsude autoritel vastata registreerimisel 3 küsimusele. Ja üks küsimustest on, mida õpilased loomeprotsessis õpivad. Lisaks siis on saanud analüüsida seda küsimust NTÜ noored, tantsuõpetajad veel oma kohtumisel ja täna meie siin. NTÜ noorte žürii tõi välja, et looming tantsus õpetab neile loendeile empaatiat, koostööd, kastist väljamõtlemist, suhtlemisoskusi, teistega arvestamist ja teiste mõtteviiside aktsepteerimist. Tantsuõpetajad lisavad siia veel loomingulisuse, uued oskused ja teadmised, eksimise vajalikkuse mõistmise ja julguse katsetada. Ja kui me kõike seda kuuleme, siis tegelikult mina teeksin täiesti sellise järelduse, et tundub, et kunstiloome noortega on päris hea platvorm nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks. Kui me mõtleme nüüdisaegse õpikäsituse peale, siis see räägib avatud, emotsionaalselt rahul oleva, julge ja koostöise õpilase toetamist. Ja siit ma tahakski küsida teie käest, et kuidas teile tundub, kui te vaatate tänast tantsumaastikku, mis on suunatud noortele, kas see, mida me näeme, kas need väljundid
kas need toetavad nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamist? Milliseid väljundeid, kas sa pead silmas seda, mida võib-olla toetab, aitab luua ja tuua lavale koolitants? Või sa pead silmas mingit sotsiaalmeedia, TikToki maailma? Tead, ma pean ausalt öeldes silmas kõike, mida sina pead tantsumaastikuks, kõiki neid väljundeid, mis sinu arvates sinna kuuluvad. See on päris huvitav, eks ju, et kuidas sinu selline teadmus või kogemus selles kujuneb. No kui ma ütlen ausalt, siis TikTokis olen täiesti võhik, aga ma näen, kui tugev mõju sellel on. Mis veel, võib-olla laiemalt räägingi, mis mulle tundub, mis seda mõjusfääri võib-olla loovad, on nii-öelda televisioonist nähtavad tantsuga seotud noortesaated, TikTok juba mainitud ja üldse kogu see sotsiaalmeedia, YouTube, mis nagu ja So You Think You Can Dance, eks ju need nii-öelda võistlusplatvormid, et need on meeletult muutnud seda keskkonda, tehnilist baasi võib-olla või seda nägemust, kujutlust, kuidas üks tants välja võiks näha. Ja kuidas sa liikuma peaksid ja seal on, mulle tundub nii head kui halvad jooned, et ta on ikkagi läinud see üle maailmast nii palju tulnud siia Eestisse, mis ei ole enam võib-olla päris nagu nii meiega. Et lihtsalt see, mida ma näen tehes tööd noorte ja lastega, et millised eriti siin distantsõppe vormis, et millised need tulemid on olnud, mis need mõjusfäärid on tugevamalt tulnud, kui ei ole mina seal klassiruumis nendega koos töötlemas, vaid nende see inspiratsioon või mõju on kuskilt mujalt tulnud. Minu ülesanne küll, aga nende lahendus on ju läbi mingite muude faaside. Aga sa tood välja, et see lähenemine on muutunud. Mulle tundub, ta ei ole. Milliseks ta on muutunud? Nüüd viimasel aastal ma enam näiteks koolitantsu sellega ei ole kursis, missugune see pilt üldisemalt joonistus. Aga kui ma mõtlen, ma ei tea, kui palju aastaid tagasi oli, kui ma olin esimest korda seal žüriis ja siis millegi uuesti ja siis, kui ma ühel hetkel tulin ise oma noorte ja tantsijatega välja, et siis see pilt on just väga tugevalt teisenenud. Et ikkagi on läinud ühest küljest hästi palju sügavamaks. Teemad on laienenud, enam võib-olla ei ole ainult see selline show element võib-olla, eks ju, et on läinud nagu sügavamaks. Hästi palju on muutunud kostüümilahendused. Et mulle tundub, et ma olin selle protsessi juures, et siis kui meie koolitantsule tulime, siis sealt läks nagu see pall sellel hetkel nagu ka veeres võib-olla teistmoodi. Ja tahaks loota, et uuesti rohkem leitakse seda võib-olla sellist Ameerika omast erinevat enda oma. Et mis eks ju Maarja ka ütleb, et see laste enda looming või see, mis nende läbi improvisatsiooniliste ülesanded nende enda kehadest välja voogab. See on, mulle tundub kordades põnev tihtipeale, kui ma ise nagu suudan luua. Ja kui sa saad nad sellesse faasi, et nad enam ei imiteeri midagi, mida nad on näinud, vaid päriselt see protsess algab sügavalt nende enda sees, siis tulemus on nagu hoopis kuidagi teine, teistmoodi tunnetatud. Ja isegi kui võib-olla see tehniline osa ei ole nii perfektne, siis seal ikkagi on selline originaalsus kõlab nii halvasti, aga selline tugev isikupärasus ja läbitunnetatus, mis mulle endale läheb nii korda. Ma lihtsalt imetlen seda, kuidas nad töötavad. See originaalsus ei ole üldse halb sõna. Näiteks NTÜ noored toovad ka välja, et nende jaoks tantsukunstis on oluline, et on värskust, on uuenduslikkust, et isegi 13-aastased näevad, et see tegelikult on olemas ja see on vajalik. Seda on väga hea kuulda, et kui te just räägite, et see uuenduslikkus ja see noore loovus, et see tuleb välja, et see minu jaoks on märk sellest, et see õpetaja loob sellega turvalise keskkonna, kus õpilane saab endast nii-öelda siis kõike seda välja lasta, mis sealt naturaalselt tuleb. Et kui sa mainisid, et mis siin nii-öelda nagu esmaselt nagu silma jääb, et mina tahaks öelda nagu sellised 3 sõna, et kiiresti, kähku ja kohe, mida ma olen ka, ta ütles, et vaata, seal on nagu plussid ja miinused, eks ole, on ju. Et nii palju on seda nii-öelda nagu neid välismõjutusi
et kui me räägime TikTokist ja sükestest nagu videoklippidest ja asjadest, et sealt tuleb väike sektsioon kohe kiiresti, ma tahan seda, see on efektne. See järgmine nagu sutsukene, sükene nagu hamburgeri kultuur, just see, et me ei lähe sügavuti kuhugi. Hea on kuulda, et see sügavus on seal, sellepärast et see tendents on, ma tahan kohe, ma tahan seda, ma ei taha üldse palju sinna aega investeerida, anna mulle seda kohe. Et just see on võib-olla nii-öelda nagu meie kui ka õpetajate asi, et see protsess nii-öelda nagu selgeks teha, see lahti rääkida, kuidas meil tulevad tegelikult need head tulemused, kuidas see asi saab olla efektne, kuidas see asi saab olla loominguline, et me läheme sügavale just piisavalt, et selle õpilase enda, selle noore nii-öelda loomingulisus tuleb välja. Sest kui me läheksime ka selle kiiresti kähku ruttu kaasa, noh, ma ei tea, kas meil tuleks kõige paremad tulemused alati. Et ma võin öelda teatri töö kogemusest ka, et kui noor tantsija tuleb nii-öelda teatrisse, siis tal on seal väga lühikese aja jooksul, ta peab väga palju õppima, uut materjali, ta peab olema vastuvõtlik, aga ta peab ka teadma, et see nii-öelda see tema areng, ta peab korralikult seda tegema. Ta ei saa üle jala seda kõike teha, et ta peab ikkagi natuke omale lahti mõtestama, see iseseisev töö, kõik selline asi, et just kui eeletappides on õpetajad teda julgustanud ja need põhitõed selgeks teinud, siis professionaalina tuleb sealt ka tavaliselt väga hea tulemus. Et siis saab selle tempoga kaasa minna õigel ajal, mitte kohe. Sellised mõtted, nagu mul tulid praegu. Jah, kui võib-olla rääkida sotsiaalmeedia, siin tuli Ameerika jutuks ja selle mõjudest, et mulle tundub, et see positiivne, mis sellega kaasa on tulnud, on võib-olla selline soov ja iha veel paremate tehniliste oskuste järgi, et me näeme seda, mis toimub maailmas ja mis toimub võib-olla maailma tipus teatud žanrites ja me tahame ka pürgida sinna poole, et võib-olla, mida mina olen märganud, et just see füüsiline võimekus on läbi selle võib-olla aidanud meil siin Eestis kasvada ja inspireerinud tantsijaid ja tantsuõpetajaid, aga võib-olla siin ongi nüüd see tantsuõpetaja roll, et anda nendele oskustele veel nagu sisu ja sügavust juurde, nagu sa ütlesid, et see tehniline element ei ainult tehniliseks elemendiks, sest praegu noorte tehniline võimekus on tunduvalt kasvanud vist igas tantsužanris, et tehakse selliseid asju, mida varem ei tehtud. Et hüpatakse kõrgemale, tehakse õhus võib-olla rohkem trikke ja asju, see kehakontroll on ka parem, aga kas midagi nii-öelda nagu, kas ma vaatan seda uuesti, et kas seal on midagi sellist, mis mind paneb, et kui hästi ilus musikaalsus oli, see kehatunnetus, see kõik, see kuidagi nii, kunst, see teebki sellest asjast nagu kunsti. Muidu me läheme ikkagi nagu spordivaldkonda, et tantsukunst, see on liikumiskultuuri väga tähtis number 1 osa. Sellest, see on kultuur, see on teistsugune asi. Muidu me lähme lihtsalt olümpiamängudele, ongi kõik, eks ole, mis me teeme siin, on ju. Ma olen täiesti nõus, et see tehniline osa või see eeskujuselt, see on ülisuur pluss, et tõesti neil on nagu sihid, füüsilised sihid nii silmees ja need on väga kõrgeks läinud, et see on kindlasti suur pluss, sest see paneb ju töötama neid selle nagu oma kehaga töötama veel ka selle tehnika poole pealt väga palju. Just. Ja mis nagu mulle tundub, et kõik see väljundite rohkus või see info ja erinevate nagu et see maailm on nagu nii avatud nende jaoks, on ju, õpilaste jaoks, et see sellist nagu isiklikku autonoomiat või et mida ma siis nagu tahan teha, et see valikute väli on nagu nii tohutu suur ja mis see on nii kihvt ja kui palju see nagu seda isiklikku, et kes ma siis olen tantsijana, kuhu ma tahan nagu liikuda, et näha nagu kõike seda enda ümber on minu arust väga-väga suur nagu võit, mis me praegu siin sellest avatud nagu maailmast on ja saame ja võib-olla see õpetaja roll ongi seal veel nagu kuidagi rohkem olla see siuke nagu mingi sammas või kõlab kuidagi väga vanamoodsat, aga et mitte selle kähku kohe kiiresti asjaga nagu kaasa minna, vaid näidatagi sealt seda sügavust ja seda, et vaata, et see baas on oluline ja miks ja et kust see kõik, see, mille poole nagu liikuda välja kasvab või ühtlasi ka nagu aita võib-olla leida seda enda kohta siis selle kõige keskel ülesse. Et mulle tundub ka selle tõttu, et me näeme palju väljast, ka Eestis on tekkinud ju väga palju erinevaid võimalusi ja sellel noorel on ka see valiku võimalus, kuhu ennast nagu positsioneerida tohutu palju suurem.
ja siis, et tantsuõpetaja saaks teda valmistada ette siis milleks iganes ta nagu tahab, kelleks iganes ta tahab saada põhimõtteliselt. Palju on inspiratsiooni ümber, et selles mõttes see maailm on nagu lahti ja kui sulle õpetaja ka seletab ära, et vaata, kuidas sa vaatad, mida sa näed, mida sa saad hästi ära kasutada. See on see nii-öelda see noore tantsija tööriistakast on tohutult, ta saab selle nii suureks ja et see annab talle mitmekesisust. Temast saab parem tantsija, parem artist. Aga mitte ainult, et mul tundub see ka inimesena hästi palju ikkagi, kui me võtame, kõigist meist ei saa ju mingit nii-öelda professionaalne, kes meil tundides käivad, aga see loetelu, mida sa ennem ka välja tõid, mis on need olulised asjad seal, et see oli kõik suures osas sotsiaalsed oskused, see, mida ma igapäevaelus vajan, ükskõik mis valdkonnas ma töötan, ükskõik kuidas ma ja mille ja kellega suhtlen, kui ma just ei ole ainult võib-olla see itimees arvutid, aga ka siis sa pead ju ühel hetkel pilgu tõstma ja vaatama kellelegi otsa ja kuidas sa juba vähemalt mingisugusegi tantsukogemusega oma keha paremini kindlasti tunnetad, et see on, ma arvan, ükskõik mis eluvaldkonnas ülimalt suurt kasu toov. See on niisugune vastutuse võtmine heas mõttes, et sa võtad vastutuse oma keha eest ja siis sa võtad ka vastu, see kandub ka üle su tavaellu. Ma olen sinuga täiesti nõus, et kes on kuskilgi nagu regulaarselt kas tantsu õppinud või mingisugust natukenegi koolitust läbinud, et talle jääb see meelde, ta teab, mis ta pidi tegema. Ta saab neid samu asju rakendada ka ükskõik milles, kas või itimehena, eks ole. Ehk siis see, millest te siin räägite, ongi nüüdisaegne õpikäsituseks ja tegelikult me ootame ja loodame, et ta jõuab ka kunstiõppesse, eks. Kunstiõppe on tegelikult väga hea platvorm selleks. Ma tahaks minna tagasi, Maarja, sa tõid nii hästi välja ühe teema, mida tegelikult ka tantsuõpetajad oma veebiseminaril natukene arutasid. Selline, mida õpilased tahavad, mida õpilastel on vaja versus mida õpetaja tahab ja mida õpilastel on vaja. Et siin tuli ka see, et praegu on hästi palju inspiratsiooni igal pool, õpilased tahavad palju asju. Et kas teie töös tuleb ka seda konflikti ette? Ma arvan, et kindlasti seda konflikti võib ette tulla, et ühe näitena näiteks, et mis mina tunnen, mida praeguse aja noored võib-olla vajavad, vähemalt minu kogemuse järgi, on siis võrreldes varasemaga rohkem personaalset tähelepanu ja märkamist, rohkem nende enda isiku tunnustamist, rohkem ärakuulamist, toetamist, et kui võib-olla varem oli rohkem see grupipõhine ja sa defineerisid ennast läbi grupi liikme rolli, siis nüüd just on see individuaalne tunnustus nii oluline ja märkamine. See on väga huvitav, millest see on tulnud, on ju, et kuidas, kus või mis on võib-olla siis millestki puudu, et ta otsib seda ka tantsutunnist, aga see ei ole muidugi halb. Aga näiteks teisest küljest me oleme tantsuõpetajatena situatsioonis, kus me valmistame ette mingit materjali, mis peaks jõudma näiteks lavale, võistlusele, festivalile, et näiteks kuidas leida tasakaalu selle all, et märgata iga õpilast, anda talle seda tunnustust ja eneseteostusvõimalust ja samas ka grupina tuua lavale võimalikult siis professionaalne, viimistletud, sisuline teos, kui ajaline ressurss on kõigil piiratud, et näiteks see on üks konflikt, mida mina olen kogenud. Kuidas sa, Maarja, lahendad seda konflikti? Mida sa teed? See on hea küsimus. Viimastel aegadel ma püüan, mul ei ole praegu väga palju õpilasi, nii et mul on nende jaoks natukene rohkem aega. Ma püüangi olla nendega otse kontaktis. Vajadusel, kui ma märkan tunnis midagi, millest võib-olla ma tunnen, et peaks rääkima, ma võtan temaga pärast tundi ühendust või leian tunni lõpus selle aja. Mõnel hetkel ma saan aru, et siin selles hetkes tantsus tema peaks saama natuke särada, ütleme siis tantsulises mõttes. Ma pakun võib-olla mingit soolorolli välja. Et see on nii tantsusisene kui ka tantsutunni väline, et ongi kogu see sotsiaalne, kultuuriline, vaimne, kõik see pool sinna juurde, et tantsuõpetaja töö, ma tunnen, ongi selline pidev otsimine, pidev heas mõttes nagu laveerimine. Jah, iga olukorra jaoks on ilmselt erinev lahendus, et püüda leida neid hetki, et märgata neid ikkagi individuaalselt. Ja võib-olla mingis kohas tulla oma loominguliste soovidega astuda ka samm tagasi, et
et kus on oluline see, et oleks perfektne viimistletud esitus, aga kus on oluline see, et see laps tunneb ennast hästi, et jällegi tasakaalu otsimine. Jah. Väga palju on suhelda vaja, ütleks. Ikkagi see, nagu sa tõid välja, et see nii-öelda see erilisus, et kõik tunnevad ennast nagu erilisena, nad on ka ja kas me saame anda kõigile piisavalt tagasi, et kas meil on just seda aega, et kui on, ütleme, et grupitantsud, kuidas see grupitunnetus tuleb, et kõik on tähtsad, et kui see grupitunnetus on ja igaüks teeb nii-öelda seda oma liigutusi täpselt õieti, siis sellest tuleb nii-öelda nagu see kogu grupp on eriline ja seda ei saa, kui sa võtad sealt ühe grupist ära või paned ühe teistmoodi kuidagi liikuma, siis ka grupi erilisus kaob ära, et see on siuke, see on täpselt, et see sellist individuaalset lähenemist on praegu rohkem ja peabki seda tegema, sest inimesed, lihtsalt ühiskond on selline, et ongi vaja sellele tähelepanu pöörata, et võib-olla kui meid võib-olla õpetati rohkem siukse nagu ühe piitsaga, et kõik grupis tehke üks märkus, kõik läheb, eks ole, aga nüüd mõni on visuaalne õppija, mõnel on lihtsalt see, et ta peab kordama, tegema, kuidas talle see asi meelde jääb. Et inimestel on erinevaid oskuseid, eks ole, mõni tahab individuaalselt, mõtleb ise läbi, ma saan, eks ole, ja õpetaja peab seda nägema, et kes kuidas, ideaali õpetaja töö ongi raske, et sa pead kõikidega nii-öelda nagu tegelema, et see võtab väga palju energiat ja me oleme ka inimesed ja meil on ka energiavarud ja kannatused, nii et aga ikkagi me arvame, et me anname endast nagu kõik, et lõpptulemus on tähtis ja meie ikkagi vastutame selle eest. Ja tegelikult, mis on nii oluline ka ikkagi, et see grupp ja meeskond on ka nii tähtis, et vahel ma mõtlengi, et kuidas õpilased saaksid aru sellest, et kuigi ta on osa grupist, aga ta selle grupi liikmena on nii oluline, sest kui teda ei oleks, siis see grupp oleks hoopis teistsugune, see tants oleks hoopis teistsugune. Et see, et ma ei sära laval üksi, ei tähenda, et ma ei ole oluline. Et just seda grupi ja meeskonna olulisust nagu selgitada õpilastele. Kõik see väga tähtis tervik. Jällegi üks asi, mis on üleüldine, tegelikult ükskõik, mis kollektiivi sa selle üle kannad, eks ju. Et kas kontoritööle või tantsusaali, et igaühe väärtus. Ja seda tõid välja ka tantsuõpetajad, et tegelikult me ju õpetame noortele neid oskusi, mida me tahame, et nad professionaalidena valdaksid. Inimestena valdaksid. Aga ükskõik milliste professionaalidele siis. Et ükskõik, mida nad valivad, et nad oma elus tegema hakkavad, siis tegelikult läbi sellise nii-öelda huvihariduses kunstiloome me tegelikult valmistame neid täpselt samamoodi ette selleks, et ükskõik, mida nad tegema hakkavad, nendel on need oskused olemas. Oskused ja võib-olla see väärtusbaas üleüldiselt inimesena, maailmakodanikuna, vastutuse võtjana, et see on tegelikult väikesed sammud, mis loevad ühel hetkel. Kui mu noored tahavad minna esinema ja võistlema 6, 8, 10, 12 võistlusele ja nad tahavad saada sealt esikohta, siis kuidas ma selles konfliktis suudan neid väärtusi ikkagi järgida? Ma arvan, et see on ka natuke selle kiire kähku maailma nagu mingi väljund kohati, et see tagasiside peab olema kiire, on ju, et võistlused on nagu see üks viis, kuidas seda kiiret tagasisidet saada. Eriti tore, kui hästi läheb ju, et siis tekib see hasart ja nagu kerge siuke sõltuvus võib-olla. Aga jah, see on tõesti siuke konflikti koht, et juhtida seda nagu nii, et see ei ole ju, me ju ei tantsi või no me ju ei tee seda ju nagu mingi selle hetke tunnustuse pärast. Et võib-olla seal ongi selline nagu arutelu või noh, et ega see tunnustusvajadus on väga inimlik. Kõigil on seda ju vaja, on ju, ja kui seda tuleb, noh siis tahadki veel, et jumala eest see on nagu igati normaalne, aga et siis kuidagi nagu leida seda õhku, et korra nagu mõelda, mida me siin nüüd üritame nagu saavutada või nagu võtta selleks seda mõtteõhku just, et ega see et mõelda edasi sellest esimesest reaktsioonist või sellest esimesest vajaduse täitumisest selleni, et kuhu see mind viib, mida see mind paneb nagu tegema, et kui ma ei läheks nüüd nagu sellele 12 võistlusele, et kas ma selle asemel võiksin enda arengusse kuidagi muud moodi panustada ja kuidas see mulle kasulik on.
ja võib-olla ka eelnevalt selle grupiga või nende õpilastega ka nagu enne selle protsessi algust mingid ootused ja kokkulepped seada, on ju, et nüüd meil tulevad väga intensiivsed mõned nädalad, et nad kuidagi, et me ühiselt valmistume selleks, et me oleme ühel lainel, mida mina neilt ootan, mida nemad minult ootavad, et sellisel juhul, ma arvan, tegelikult on ka normaalne mingis olukorras tegutseda pinge või stressi ka eluoskus ju. Jah, täpselt. Kui me räägime 12 võistlusest ja kui sa ütled, et ütleme, et kollektiiv ütlebki, et me tahame need ära võita, et siis ju me peame selle jaoks väga palju tööd tegema. Ma arvan, et nagu me rääkisime meedia vahendusel, kõik on saadaval, kui see võistlus ei ole esmakordselt, vaadake läbi, kes on läbi aastate neid võistluseid võitnud. Vaatame, mis meil on ka analoogsed, originaalsed, mida teha üldse, et selline võistlus nagu võita. Tavaliselt on seal väga-väga palju tööd ja kui me oleme võib-olla arenenud, võib-olla sutsukene aeglasemalt õigemini, siis me saame võib-olla ka kergemini võita. See, et me lähme alati ja saame ainult kogemust võistlusel, kui palju me peame läbi käima ennem ja kui see eesmärk on, et kõik ära võita, loomulikult peab ja kogemust saabki just täpselt seda tehes, aga tuleb ka vastavalt nii-öelda siis treenida ja ette valmistada. Et see ei ole niisama, et see peab olema väga intensiivne tavaliselt ja väga hästi juhitud ja väga kontsentreeritud. Need väärtused, need eesmärgid peavad olema paigas. Miks me teeme, kuidas me teeme, kui palju me oleme kõik võimelised panustama, õpilased kui õpetaja, nii et kõik juhendajad. Et see niisama sa võitma ei lähe. Ja võt, mis tohutu nagu see koostööoskuste nagu õppimise koht või see faas, mitte ainult koostöö omavahel või koostöö õpetajaga, koreograafiga on ju, et jah, kuidagi see, mul nagu hästi meeldib see mõte, et sa ei lähe nagu iga kord lihtsalt välja mingit lavakogemust saama, et no mis sellest lõpuks siis kasu on ju, et seal on see sisu või mida me siis nagu lähme näitama, mis see on, mis meie juures publikul on vaadata ja kuidagi nagu nautida ja mis see eriline see faktor on. Ja kui me lähme, me saame alati õppida, me saame näha, et kui meie võtsime antud hetkel oma kollektiivis kõige parima ja me ei võitnud, see on täiesti okei. Et me teame, me arenesime, me tegime nii ägeda tantsu, me olime nii koos, meie tunnetus oli hea, kõik see tuli, õige asi tuleb välja. Et siis me saame, see ei ole üldse, kohas ei olegi enam tähtsust, et me tegelikult enda jaoks nagu võitsime ja see on see, mille me saame võtta ka ükskõik kuhu kaasa. Et see endast parima andmine. Just ja see eneseületus ja see, et see annab sellise ikkagi noorele terveks eluks midagi, et ta teab, et kui ta panustab, midagi tuleb. Varem või hiljem. See on lihtsalt muud moodi ei saa. Oma kogemusest või Püha Johannese kooli, tantsukooli kogemusest. Meid on vähe, me oleme väikesed ja meie võimalused on väikesed olnud, aga need mõned korrad, kui me koolitantsuplatvormil oleme nii-öelda võistlustules olnud, et see on hästi palju motiveerinud meid. Et see nagu see suur lava, et see ühest küljest see kogemus, aga teisest küljest see, et me tõesti kuhugile läheme välja või see protsess seal taga juba laiemalt. Aga ühel hetkel mulle endale tundus, et kuidas siis nüüd jälle on niimoodi, et 4-minutiline ja 5-minutiline ja tuleb kärpida, et muidu punktid võetakse maha ja ma näen, et me ei saa 4 minutiga seda asja nagu selliseks või vormistatud, nagu me tahame. Et siis eelmisel aastal me võtsime eesmärgiks hoopis luua terviklavastus, et ei läinud kuldsele karikale ega koolitantsule, vaid pühendusime ühele suurele terviklavastusprotsessile. Minu arust see on hästi hea näite sellest, et kui me räägime sellest, et mida noored tahavad, on ju, et ega nad ei oska tahta nagu mingeid asju ka või neid väljundeid, et nad ei oska küsida, et ma nüüd tahaks nagu lavastust teha, sest ma arust see on lahe, kui ei ole seda proovinud, et tantsuõpetaja nagu see võim mingis mõttes, tohutu võim nagu näidata neid erinevaid võimalusi on ju, võtta ette nagu selline või selline projekt, et see on hästi suur nagu vastutus ja hästi põnev ja kuidagi nagu palju tagasi andev ka minu arust. Ja ikkagi ka läbi selle ma nägin, enne rääkisime siin pingutusastmest, eks ju, et nad ei olnud võistlustules, aga see pingutus iga kord minna selle publik, neil oli 2 etendust päevas, eks ju.
uuesti ja siis nüüd on tund aega pausi, meil tuleb uuesti kogu täiskonsultatsioon ja siis näed, nad on lapsed, nad tegelikult ei suuda päris need pisemad kõike seda, aga see on ikkagi võlum, mida nad seal laval teevad, see on see teine aspekt, et see laps või noor seal laval, kui ta saab olla tema ise, siis see on nii võrdväärne selle professionaalse tantsija või näitleja või ükskõik millise lavapersooniga. Et seal on minu jaoks olnud tihtipeale küsimus see, et mis hetkel ma prooviga võin ära tappa selle. Et tihtipeale hakkad midagi asja tegema, improvisatsioon, kõik on jäge, kõik on nii kohal, kõik töötab ja siis nii väga hea, selle võtame sisse, et trillime ja siis ühel hetkel näed, kus ta kadus, kuhu see kadus, see ilus asi, mida me siin ennem nägime, et kuidas sul nägu nüüd on nagu muutunud nagu nii-öelda puiseks, ma ei näe seda enam seda, et siis kuidas uuesti see üles leida, see on üks küsimus, millega ma olen päris palju maadelnud. Te kirjeldate protsesse, mis nõuavad tegelikult pidevat dialoogi iseendaga, õpetajaga, õpilastega, kaasloojatega, kõikidega, kes selles protsessis on kaasatud. Me esitasime tantsuõpetajatele ka küsimuse tantsu analüüsi osas. Kas tantsuanalüüs on õppeprotsessis oluline ja kuidas seda siis läbi viia? Noored leidsid, et tantsuanalüüs on väga oluline, sellepärast, et tegelikult loob see nende jaoks aluse ja võimaluse teineteist mõista, seda protsessi ühiselt mõista ja tegelikult avardada oma maailmavaadet. Kuidas teie näete? Kas tantsuanalüüs on oluline või analüüs iseenesest igas protsessis on oluline? Ja kuidas te seda ühiselt õpilastega teete? Noor tantsija, kui tuleb teatrisse tööle, et siis ma esimese asjana ma soovitan, kui me mingisugustki rolli natukene kuskilt puudutame või nuusutame, et ta kirjutab omale esmaselt kõik asjad ülesse. Et uurib materjale nii palju, kui on võimalik selle lavastuse kohta, kas ta loeb kirjandust, kui on teatud karakter, siis vaatab filmi selle kohta, et ta saaks võimalikult suure pildi kokku omale, kus ta saab midagi nii-öelda midagi kasutada. Et isegi kui see on tavaline naeratus, et sa lihtsalt ei näita hambaid, eks ole. Et sa, kuidas see on sul loomulik, kust kohast see tuleb, kuidas sa pead nagu lähenema, kui sul on füüsiliselt raske. Et see nii üksipulgi nii-öelda nagu lahti harutada. Sest miks? Sest aega on vähe. Sest ma ise oma kogemusest võin öelda, et just tantsija teie alguses ei olnud nii palju selliseid nõudmisi, et nii palju etendusi teha näiteks. Praegu on rohkem noorel artistil. Tal ei ole nii palju aega, et ta suudab rahulikult nüüd sisse õppida igale poole. Tal antakse infot kiiresti kähku kohe. Ja ta peab ka selle üles kirjutama enda jaoks, sest muidu tal ei jää meelde, see protsess hakkab jälle järjekordselt nagu nullist pihta. Kui me teeme, sa mainisid sellist ületegemist, eks ole, et kui me teeme nagu üle mingi asjaga, mis siis nagu juhtus? Et kas me küpsetasime selle asja liiga vara valmis, kas me ei teinud piisavalt, ei olnud see nii-öelda see progress ei olnud piisavalt sujuv, läksime me kohe täisjõuga tegema ja tegime, siis on ka vigastuste oht ja kõik siukene asi. Ja mõnel vaatad, et kuidas ta tegelikult nagu ka lavanärviga vastu peab, et proovisaalis on okei, laval nagu tegime, aga nii kui tuleb keegi publikust juba saali, siis hakkab, kas nägu läks ära, nagu sa ütlesid, või liigutused ei tule enam välja või et mis seal nii-öelda nagu juhtub. Just, et kogu see asi, et see noor artist suudab omale selle lahti mõtestada. Isegi see asi, et kui ta teeb näiteks pika mingisuguse numbri, pika soolo, kus on need kohad, kus ta näiteks hingata saab, kus on see, et kus ta oma võhma tagasi saab tuua. Juhendaja saab öelda, okei, siin sa natukene keerad publikust ära, siin saad võtta suurema hingetõmbe või midagi. Siuksed nagu pisi asjad, mida tegelikult tantsus nagu ei, sa ei näe, sa pane tähele, see ei ole oluline, aga see siukene selle täpselt lahti mõtestamine, miks ma seda asja teen. Ja siis mul saab olema visuaalset kujutus selle juures, mul on nii palju asju, kust nii-öelda nagu võtta just noorena. Küsin niimoodi hästi lihtsalt, et kas see toimub niimoodi, et juhendaja siis annab seda tagasisidet ja noor tantsija kuuleb seda ja toimub see kuidagi nagu koostöös? Et kas seda noort tantsijat suunatakse ise ka neid asju
mõtestama, järeldama, leidma. Et kui sina juhendajana nagu näed, on ju, et nii lihtne on öelda, et vasak jalg kokku, hinga sisse, välja siin kohas, on ju, et see on väga lihtne meetod, et aga kas seda tehakse ka nagu kuidagi koostöös, et kas noored saavad ise järeldada? Absoluutselt koostöö on ikkagi selle asja lahti rääkimine ja just ka vastu küsimine, et mis sa tundsid, mis praegu juhtus? Mis seal oli, et väljast nägi välja niimoodi, et sa kuidagi unustasid kõik ära ja juba mõtted olid kuskil mujal. Aga näiteks noor tantsija ütleb vastu, et ma hakkasin just mõtlema, et mis tuleb järgmisena ja sellega võib-olla läksin luku, et selles mõttes see alati see kahekõne nii-öelda nagu on, et siis ma oskan ka just sellele noorele, just temale individuaalselt läheneda. Äkki ma soovitan talle, et okei, et ära siin mõtle üle. Et võib-olla analüüsi natuke ennem seda tantsu, et see on väga kahekõnes, et kogu seda infot ikkagi pedagoog, õpetaja peab andma sellele noorele ja ikkagi küsib ka vastu, et kuule, mis sinu jaoks nagu toimus? See on väga huvitav, sest tantsuõpetajate vestlusringis, kus tegelikult oli ka Gretel ja Maarja, me väga pikalt arutlesime selle üle, et see küsimus, kuidas sul läks, on täiesti ebavajalik, vaid pigem see, et nagu Linnar praegu välja toob, eks ju, et mida sa tundsid, mida sa kogesid ja sealt edasi selle analüüsiga minna, eks, et luua noorele tantsijale see kogemus, et tema kogemus on praegu oluline ja sellest lähtutakse. Ja siis just see analüüsivõime, nagu sa mainisid, see, et kus sa tead, mida tahta või siis sul tekib ka see, et sa juba hakkad aru saama, kuidas see tants mul tegelikult välja tuli. Mitte see, et see väline valideering kogu aeg, et sa vaatad õpetajale otsa, kas nüüd tuli välja? No aga mis sa ise tundsid? Et vahel on niimoodi, et ma ise tunnen, et oi, tead, vist läks nii halvasti, õpetaja ütleb, nii ilusti tegite ja tulid muusikas ja kõik oli korras ja mõnikord mõtles, oi, et nüüd andsin 100% ja õpetaja ütleb, no kuule, pingutasid üle, olid muusikast ees, rapsisid, eks ole, et just see eneseanalüüsi selles mõttes nagu võime, et mida ma kogesin ja kuidas see tants ka välja tuli. Ja siis sa saad need 2 ja 2 nagu juba kokku panna, eks ole. See on väga tähtis, on see juba ka noorena see süke, hakkad vaikselt seda iseseisvat tööd tegema. Sa ei saa ainult õpetaja peale loota, et no ütle mulle, mis ma nüüd tegin, läks õieti. Siin tuleb laiemalt ju see kohalolu printsiip, eks ju, nii õpetaja kui õpilas, et õpetajana ma ei saa öelda, et ma olen 100% ju alati oskan ka täpselt öelda, et ma olen ka aeg-ajalt hajevil ja võib-olla mul on mõte ka aeg-ajalt mujal, et need hetked õpilane tunneb ka kohe ära ja seal see dialoog katkeb, muutub lünklikuks, et täpselt samamoodi, kas siis tunnis, proovis, laval on ikkagi kuidagi väga-väga selgelt nähtav, kas inimene on kohal või ei ole, et see on see töö, mida protsessina mis on õpitud, mis on protsessina kasvatatav, suunatav tantsutunnis väga suures osas ja jällegi laiemalt, eks ju, mitte ainult nagu tantsiks õppimisel. Aga mis minul veel Linnari jutu peale tuli, kuhu mõttelikus oli see selline automatism või siis laste puhul, ma juba tegin 5 korda ära. Et teeme 2 korda veel, ma tegin 5 korda juba ära, aga mida sa tegid või kuidas sa tegid? Ja tõesti see, et analüüsi puhul veel, mis juurde võib-olla tuleb, on ka jälle õpitav protsess, et kuidas me seda analüüsi koostame või teeme ja sinna juurde tuleb see sõnavara, et sina õpetajana saad ju suunata, rääkida läbi tantsuelement, et see sõnavara loomine sinna juurde on nii oluline, et see analüüs üldse areneks, et see analüüsi võime areneks, sest kui sul sõnu ei ole, siis sa võid tunda igasuguseid asju, aga sa ei oska seda välja öelda. Et see on, ma arvan, ka inimesena, ükskõik mis vanuses ma olen, see on kogu aeg edasi arenev. Et ma ei ole kunagi nagu valmis. Ja siin saab hästi tehnoloogiat kasutada. Filmige ennast, filmige proovi. Kõik, see on juba olnud, eks ole, aga just see, et sa vaatad ja analüüsid just, et mis ma seal tegin, mitte see, et oi, et mul on ennast nii imelik vaadata. Ei, harju sellega ära, kasuta seda kui sellist head tööriista ja vaata, et aga, kui ma pean midagi leidma, mis ma seal hästi tegin. Et just see ka, et selline eneseanalüüs. Mis seal tantsuõpetajate vestlusest tuli ka välja, et mida paljud tantsuõpetajad kasutavad ka analüüsimeetodina on see nii-öelda tantsijalt tantsijale analüüs. Et ongi kas siis paaris, gruppides või ka videoteel, et kui tantsijad 11 tagasisidestavad, et sealt tuleb tihti ka väga huvitavaid asju, mida võib-olla see tantsuõpetajana ei ole jõudnud märgata või mida nemad sõnastavad nii, et see on neile omavahel nagu hästi mõistetav ja et see on ka üks väga hea analüüsimeetod.
pluss tantsuõpetajana sa ju vaatad sama materjali kogu aeg, on ju, et sul endal tekib ka mingi siuke pimedus. No ja siis vaatab nagu noor, et ütleb, et kuule, et ma ei tea, siin kohas on nagu null kuidagi mingi tunnet, on ju. Ise nagu oled sest üle sõitnud, sa ei pane nagu tähele enam, sest sul on mingi visioon, on ju, kuidas see umbes laval välja näeb, aga tema näeb nagu, kohe, et siin ei ole mitte midagi, et mul on mõttetu kohta, et kuidagi jah, see on nii suur väärtus nende õpilaste silmades ja tunnetuses ka, on ju. Ja ma olen hästi nõus sellega, et sa pead neile seda sõnavara andma või et näitama neid võimalusi ja neid nurki, kust üldse midagi analüüsida. Või et näiteks, et seesama hingamine, et kas ma lihtsalt tunnen, et issand, ma ei jaksa, või issand, see on nii raske, või ma saan aru, et äkki see on selle taga, et kas mul on lihased nõrgad või ma ei oska hingata või see, eks ole, et see nagu näidata neid seda sügavust või kuhu see sinu probleem nagu läheb, on ju. Mis jälle jõuab ju tegelikult tehnilise baasini, eks ju. Absoluutselt. Et nii psühholoogiline selline tehnilisus kui füüsiline. Just. Ja nii paljude asjadega peab olema kohal, eks ole, sul muusika mängib, sul on võib-olla grupp, sa pead joonisid, mida järgida, sa pead liigutused õieti tegema, jalajooned, kõik asjad, eks ole, ja siis sa pead veel, et mul jätkub võhma selle tantsu lõpuni, see on nii palju, peab nagu tähelepanu. See on nagu vist esmakordne selline autoga sõitma õppimine, et hoiad kramplikult roolis kinni, kuhugi mujal ei saa vaadata ainult ühte suunda, eks ole. Aga siis, kui see kogemus tuleb, siis sa suudad juba, valgusvoor on seal ja kõik juba selle ümbritsevat nagu tajud paremini. Ja see ongi siukse nii noore kui ka professionaalartisti üks väga tähtis omadus. Ja see kindlasti mõjutab inimest, nagu sa ütled, ka ükskõik, mida ta tavaelus teeks. Lihtsalt see nagu see enda see teadvustamine, mis toimub füüsiliselt, emotsionaalselt. Ja mulle hästi meeldis see, mis sa ütlesid alguses tegelikult, et meil on nii see kähku kiire kohe, on ju, aga selleks, et selles nagu maailmas hakkama saada, sa pead minema süvitsi, on ju, et see on nagu paradoksaalne natukene, aga sul ei ole aega sisse elada nagu. Te tõite väga hästi välja, et läbi analüüsi saab arendada seda sõnavara, eks, et see sõnavara on oluline. Mina küsin nüüd niimoodi, et kas see sõnavara, mida õpetaja kasutab tunnis, kas see on ka oluline? Miks see on oluline? Ja me teeme hoopis nii, et ma viin teid mugavustsoonist välja ja tuleb kähku, kiire ja kohe. Minuti aja jooksul tuleb teil öelda täpselt selliseid asju, mida tantsuõpetaja tunnis, loomeprotsessis ei peaks ütlema. Või kuidas ei peaks ütlema. Ei ole siin midagi mugavustsoonist välja. Nüüd kähku, kiire, mida ei peaks ütlema. Kuidas ei peaks andma õpilasele tagasisidet või analüüsima tema sooritust. Nüüd. Uuesti. Mis asi see oli? Uuesti tuleb mina teeks hoopis teistmoodi üldse seda asja. Mina nooremal ma ütlesin palju parem. Väga kole näeb kõik välja. Ma ei soovi sinuga enam proovi teha. Lõpetame proovi. Võta ennast kokku. Kes siin niimoodi õpetatigi siin tantsima või? Kes su õpetaja oli ennem seda? Mind ei huvita. Just mind ei huvita. Uuesti. Mind ei huvita, et sul kõht on tüü. Mind ei huvita, et sa maganud ei ole piisavalt. Teeme veel. Meil kõigil on raske. Ma teen ka praegu. Kindlasti ei tohi õpetaja nii teha. Ja, teisest jalast. Vaata, ma näitan sulle, kuidas sa teed. Just. Jah. Tegelikult on natuke ka solvamaid sõnu aga või praegu minuti aja vist sai nüüd läbi. Just, jah. Aga see oli nii õudne sellepärast, et ma ikkagi seda kõike siin mõtlesin, et mida ei tohiks nagu öelda, siis ma olen täiesti kindel, et ma olen kõike seda aega nagu midagi teinud. Aga me ei ole ka õpetajana täiuslikud. Kindlasti, jah. Kui õpilane, ma arvan, saab aru, kui teil on mingi nagu usalduslik suhe ja mingid kokkulepped, siis ta saab aru ja annab andeks ka võib-olla vahel selliseid sõnu või lause, mis ei ole kõige sobivamad. Muidugi on mingi piir, mida ei tohi ületada, aga jah, kui see suhe on loodud, siis ma arvan, et ei ole asi detailides nii kinni alati, Ja inimlikkuse näitamine, see on täiesti okei, et me oleme kõik vahel väsinud ja ütlesingi, eile ütlesin halvasti teravalt, ma olin väsinud. Andke andeks, täna teeme paremini. Ja kui ka grupp on ees, et tõesti, kui te ei pane tähele, kui te kogu aeg räägite ja teil on tähelepanu mujal, väga raske on teiega tööd teha. Et ma kogu aeg annan teile energiat, kuulge, saage ka minust aru. Et mul on kuskil nagu kannatus, meil on vähe aega, meil on vaja see tants valmis teha, te tahate seda teha. Ma ütlen teile, kuidas.
ja üks oluline asi veel, mis sinul tuli ka, Linnar, välja, on ka kehakeel. Et just üks sõnavara ja kehakeel, mis näiteks minu jaoks on hästi suur no-no, kui tantsuõpetaja seisab niimoodi. Et tegelikult ongi nii sõnavaras kui kehakeeles, sa pead nii teadlik olema tantsuõpetajana kogu aeg, et vahel see ongi raske ja vahel sa eksid ja see on inimlik, aga see teadlikkuse aste nagu ideaalis peaks olema väga, väga suur. Sa oled nendega koos. Sa oled seal nendega koos. Et nemad küll tantsivad, sina juhendad täpselt nagu Gert ütles, et sa suunad neid, aga sa oled nendega koos, sa oled ühes ruumis, ühes energias, nii-öelda, saad sellest nagu osa. Kas ma võin Helen ühe toreda analüüsi tuua? Näitena, siis kui oli see ETA need avatud tunnid siin tantsupäeva jooksul on ju, tantsunädalal, siis üks ülesanne, mis ma distantsiõppel lastele andsin, noortele andsin, oligi see, et külasta vähemalt 2 tundi ja kirjuta analüüs siis mõlema tunni kohta. Andsin veel selliseid juhiseid, et mida selles analüüsis tähele panna. Ja siis üks analüüs, mis mul nagu kuidagi väga südant soojendas ja väga palju ka mõtlema pani ja minu arust väga oluline ja märgiline, et üks tütarlaps, kes siis varem ETA-s on käinud, nüüd ta hetkel vist enam ei käi, aga ta ütles, et seal tunnis oli nii tore olla. Sellepärast, et ETA õpetajad on alati nii rõõmsameelsed ja see teeb mul endal ka töö jaoks. Et see õpetaja selline nagu ikkagi positiivne hoiak või see suutlikkus ise särada, see on vahest nii raske, aga see, et sa ise jääd jaatavaks ja ükskõik, mis olukord siis on, ei välju endast. Et muidugi veri, higi, pisarad, aga kui seda rõõmu seal üldse ei tule, siis see laguneb tahe liikuda. Tantsuõpetaja ka õpib ju ikkagi terve elu, nii kaua kui me seda ametit peame, nii kaua me ka õpime. Ja just meie kohus ongi, et meie toome selle positiivsuse sinna oma stuudiosse, oma saali, lavale, oma õpilaste või siis artistid ette. Ja meie juhenda, meie ei saa, kui meie energia on madal ja nullis ja meie oleme nii-öelda, ei investeeri. No, me peame seda, me oleme selle asja nagu kapten, me peame leidma selle jõu ja energia ja selles mõttes ongi igaüks ei sobigi õpetajaks, sest ta ei saagi seda teha ja ta ei suudagi inimesi motiveerida nii oma sõnastiku kui ka kehakeelega. Ei suudagi ja see on täitsa okei. Kõik ei peagi olema õpetajad, aga just sul on see kohustus, just vaatad, kõik on väsinud, kuidas sa need noored uuesti käima tõmbad. Et sul on kohustus hoida ka ise ennast, eks ju. Just, et siin tulebki see minu enda ilus tass. et sul on endal piisavalt aega mõelda, puhata. Loomulikult õpetaja peab ka iseenda eest hoolitsema, siis tal muidu ei ole midagi anda. Et loomulikult sa pead ka ennast teitma. Protsessis on kõik olulised. Just. Ka õpetaja on oluline. Väga hästi. Kas ma saan õigesti aru, et tantsukunsti loomisprotsess on selline olukord, kus kõik tunnevad, et nad võivad eksida, et nad liiguvad ühisel eesmärgil ja kui ka trillitakse, siis trillitakse teadlikult ja teadvustatult ja tegelikult iga osaline on oluline. Ma paluks teil lõpetuseks lõpetada ära minu lause. Minu lause on selline. Kunstiloomes on õppeprotsess noortega oluline sellepärast, et noored on meie tulevik. Väga hea. Et säiliks tahe ja soov pingutada, et olla avatud. Sest kuidas nad muidu paremaks saavad? Noored suudaks ilusat kunsti luua. Sest see valmistab neid ette nende kogu ülejäänud eluks, ükskõik kas see on seotud tantsuga või mitte, aga neid oskusi nad vajavad kõik elu. Ja see annab nende hingele midagi. Ja meie hingele ka. Ring on nagu hea sümbol. Et tõesti nii, et me ise oleme ka alati õpilased seal oma õpilaste keskel. Aga suur tänu teile täna kaasa mõtlemast nendel teemadel, mis on tegelikult püstitatud palju suurema ringi poolt, kui meie täna siin oleme. Aitäh teile inspireerivate mõtete eest. Oli äärmiselt meeldiv järgmise kohtumiseni. Aitäh.